Üks asi, mis meie kehaga sageli juhtub, kui stressitase on väga kõrge, kas siis ajutiselt või pikaajaliselt, on see, et meie nägu ja näo ümbruse lihased tõmbuvad väga pingule. Mõned inimesed võib-olla märkavad seda rohkem ka jooksvalt, et nad näiteks suruvad hambaid kokku või et näiteks lõualiigesed on pinges ja sellest sageli tekivad siin näo ja kaela piirkonnas igasugused lihasvalud, närvivalud, aga ka näiteks üks migreeni tekkemehhanisme võib olla, kuna ma päris täpselt ei tea, mis migreen on ja mis seda tekitab, on võib-olla seesama, et need närvid siin näopiirkonnas saavad ärritatud, kas siis lihaspinge või mingite muude stressorite poolt. Ja seetõttu praktiseerime täna ühte sellist harjutust, mis tegelikult ei ole üks harjutus, vaid erinevate liigutuste seeria, millega me saame ise oma näopiirkonna lihaseid lõõgastada. See sisuliselt on selline enesemassaaži ja väikeste liigutusampsude seeria. Neid liigutusi või harjutusi võib praktiseerida ka ühekaupa jooksvalt päeva jooksul näiteks, kui sa märkad pinget peapiirkonnas. Ja oluline on see, et meie eesmärk on rahustada ja lõõgastada seda näopiirkonda. Ehk siis sedamoodi, kuidas sa ise tunnetad oma keha reaktsiooni nendele harjutustele, saad sa ise selle tugevust ja intensiivsust ja kestust reguleerida. Ehk siis, kui sa märkad näiteks, et kuskil on valus, kuskil tekib sinu enda puudutusest pinget juurde, et siis pigem võta selle liigutuse survet väiksemaks või liigu edasi järgmise harjutuse juurde. Nüüd, kui see näopiirkond on väga üles ärritatud juba, et siis see, et sa koged natukene mingisugust valuaistingut, on võib-olla pigem tavaline, aga see valu võiks jääda sinna 10 palli skaalal 1 ja 2 juurde, ehk siis, et sa märkad seda, aga ta ei tekita veel tahtmist kuidagi ära lõpetada või ennast eemale tõmmata või reageerida sellele kuidagi moodi. Okei, alustame millegi päris lihtsaga. Et kõigepealt võta ja masseerime vaikselt lihtsalt oma nägu selliste väikeste ringete liigutustega. Võid alustada siit võsesarna juurest ja liikuda vaikselt mööda seda lõuajoone serva allapoole. Sa võid märgata, et kui kuskil tunned näiteks mingit piirkonda, mis on eriti pinges, et siis võid sinna jääda natukene kauemaks. Võid ka masseerimise ajal oma suud korraks natukene lahti ja kinni teha, et see lõualiiges saaks lõdvestuda võib-olla sellest pingelisest sundasendist, kus ta on sul olnud, välja tulla. Ja liigu siit ka selle lõualiigese taha siia, kus kaelalihased kinnituvad, mööda jooksevad, et see on ka üks koht, mis väga sageli inimestel on pingeline ja valus. Ja samuti võid liikuda siia ette päris põsesarnade peale, et ka siin hargnevad mõned sellised närvi jätked, mis vahest võivad olla isegi valulikud või pinges. Siis edasi võid võtta pöidla ja 2 sõrme ja masseerid oma kaela niimoodi, et sa liigud ülevalt alla selliste ühtlase pika liigutusega. Ja jälle saad siin ise valida, et sa avaldad täpselt sellist survet, nagu sulle endale mugav tundub. Olenevalt sellest, et kui pinges need lihased sul parasjagu on, see võib olla päris ebamugav. Et sellisel juhul lihtsalt liigu vaikselt, võtta seda survet, mida sa avaldad vähemaks.
Ja samamoodi nende 2 sõrmega võid liikuda oma kaela tahaossa, leida siit ülevalt selle koha, kus kolju kinnitub siis nii-öelda kaela külge ja liikuda samamoodi ülevalt alla oma kaela tagumises osas ka edasi-tagasi. Seal on mõnevõrra sellised sitkemad lihased enamasti, et seal võib-olla on mõistlik natukene tugevamat survet avaldada. Ja jälle seda ei pea üldse väga palju kordi tegema. Et sellist 5-6 kuni 10 seeriat on väga okei. Siis liigume edasi selle juurde, et lõõgastame natukene oma silmi, mis ka on osa meie peast ja mis sageli meie ekraanirohkel ajal on ka väga pinges ja sundasendites kinni. Kõigepealt võta oma pöial, pane see endale siia nina ette ja liiguta seda pöialt endast eemale nii kaugele, kui su käsi ulatab ja tagasi. Ja proovi selle liigutamise jooksul siis silmadega jälgida selle pöida liikumist. Et mõned liikumisentusiastid nimetavad seda silmade kätekõverdusteks, et saavad silmad natukene harjutada fookuse vaheldumist. Siis järgmiseks võtame ühe sõrme ja hakkame selle sõrmega joonistama 8 enda ette. Ja samamoodi selle joonistamise jooksul on sinu ülesandeks siis silmadega kogu selle liigutuse vältel oma sõrme jälgida. Nüüd see on natukene väljakutsuvam ilmselt, kui alguses tundub, et silmadel kipub olema komme nii-öelda ennustada seda, kuna ta teab, kuhu see sõrm läheb. Et siis jätta mõned osad vahele ja liikuda juba ette sinna, kuhu ta teab, et sõrm läheb. Vahetame suunda. Aga et sinu ülesanne on seda tungi siis nii-öelda ennetada ja proovida kogu see liigutus sõrmega kaasa teha. Kui sa oled inimene, kes on tundlik võib-olla liikumisele, kellel võib-olla autos või liikuvas objektis läheb sageli süda pahaks, et siis siin ka võib natukene tekkida selline ebamugav tunne alguses, kuniks keha harjub sellega, aga jälle, et siis võid lihtsalt lühemat aega seda teha. Ja järgmiseks liigutame natukene seda pead ja kaela ennast ka. Ja jälle siin võtta rahulikult hästi vaikselt, olenevalt sellest, kui pinges su kael on, see või alguses ei tasu võib-olla väga suure liikumisamplituudiga kohe peale lennata sellele. Et pöörame kõigepealt lihtsalt kaela paremale ja vasakule aeglases tempos paar korda. Võid jälle märgata, et kuidas su lihased ja närvid ja kõõlused ja muud jupid, mis sul seal kaela sees on, ennast tunnevad. Kas näiteks kuskil pool on rohkem vähem pinges, keerata pead, liigutame pead vaikselt üles ja vaikselt alla. Et sa, kui sa seda pinget märkad, et siis sa jälle ei pea sellega otseselt midagi ette võtma. Et alguses proovi, et sa liiga kaugele oma liigutust ei suru, et sa läbi valu ja pinge suruma ei pea. Alguses teha natukene väiksema amplituudiga ja siis võib-olla natukene vaadata, kus sa saad järgmine kord kaugemale minna. Ja siis samamoodi, nagu me tegime sõrmega, me nüüd teeme oma peaga 8. Ehk siis vaatad kõigepealt ühele õlale ja siis liigutad oma pea. Vaatad alla, viid teise õla suunas, vaatad üles, viid pilgu alla, vaatad teise õla suunas, viid pilgu üles. Teed oma peaga samamoodi vaikses rahulikus tempos ja just sellise amplituudiga, nagu sulle okei tundub. Samamoodi 8. Ja siis vahet poolt. Teed sama palju kordi teisele poole ka.
Ja lõpetuseks, kui me siin juba kaelapiirkonnas liigutasime, et siis võidki teha mõned ülaringid, liigutada oma ülakeha, vaadata, kuidas see harjutus sulle mõjus ja tundus. Loodan, et vähemalt natukene tunneb su nägu ennast paremini. Ja jälle, et kui sa tahad, et see annaks sulle püsivat efekti, siis hea on seda praktiseerida kas päris igapäevaselt, aga mitu korda nädalas. Ja tõesti, et kui sa ka igapäevaselt näiteks märkad, et mingi piirkond hakkab tugevasse pingesse minema ja kuskilt hakkab valutama või kas või peavalu näiteks tekkima, et siis hea mõte proovida ka jooksvalt siis mõnda seda harjutust teha ja vaadata, kuidas see mõjub.